Täna räägib sinu sõber pimedusest. Ma olen natuke haige, et ära väga lähedale tule. Aga püüan siin loengut kuulata, kuigi keha on selline, nagu ta on. Häälest on aru saada, et Uno Kaupmees aeg kaob ja kaob, on pikad ajapaud. Ja siis selline huvitav mõte, et meie teadus on selline, no ütleme, selline ruum, kus on siis akleša ja klešad, noh, soodsad asjad ja vähem soodsad, eks ju, igas samskaarad, harjumused, soovid, unistused, mälestused, kibestused, noh, justkui nagu see pluss ja miinus on meie nagu teaduses. Ja siis selles teaduses, noh, ütleme, et juhtub imesi, aga mõnikord see ime paistab, et ta on ime, et just, et nii palju on asju kogunenud, et lõpuks see positiivne pool teeb sellise, noh, tuleb nagu valgustumine, aga nii üldiselt soovitatakse ikkagi rahulikke, Chaitanya ka, Mahaprabhu soovitas nagu rahulikke samme teha vaimses elus, et me ei suuda seda oma teaduse positiivi ja negatiivi niimoodi järsku nagu tule lülitada ära, pimeduse välja, nagu mina pimeduses haiguse lülitad välja, järsku oled terve nagu ravimise protsess, et terveks ka niimoodi ravin vaikselt, eks ju. Ei saa nagu järsku terveks ja vaimne elu on ka niimoodi, et selleks on saatana pakti regulaarsed vaimsed asjad, mis võtavad vaikselt üle selle teadvuse siis ruumis järjest suurema ja suurema protsendi, eks ju, siis järsku oledki ennast teadvustanud. Et siis Patanjali joogas siis noh, väga lihtsalt sutrates seal kirjutatakse seda.